Näiteks on küsinud, Raido oli see, kui ma ei eksi, et kuidas armastada kaaslast nii, et armastus ei hääbuks. Ja see on üks väga oluline küsimus. Kui kellelgi on selle kohta kohe anda hea vastus, ma rõõmuga kuulaksin. Aga kui ma kommenteerin seda omalt poolt, siis mina olen olnud suur selline Osho kuulaja ja austaja. Ja tema ütles selle kohta niimoodi, et me peame säilitama võime näha oma kaaslast nagu esimest korda. Ja see tundub nagu võimatu, sest meil tuleb sisse harjumus. Aga harjumus on tihtipeale selline kurja juur. Et kui me harjume oma kaaslast nägema teatud viisil, et ta alati reageerib sellele ühtemoodi ja nüüd ta teeb alati ikka niimoodi ja me loome temast kuvandi, mis segab meil näha tema kasvamist, mis segab meil näha tema unikaalsust. Sest kui sa vaatled näiteks loodust, siis loodus on alati uus. Loodus on alati erinev. Kui sul on näiteks maakodust on vaade metsale või merele või käid iga päev oma koeraga jalutamas mere ääres, siis sa näed, et meri alati liigub, meri on alati erinev. Kord on vesi kaugemale tulnud, kord lähemale, kord on jää ühtepidi, siis teistpidi. Ja samuti meie kui looduse osad oleme alati erinevad. Aga et seda imet märgata, et seda muutust näha, me peame enda meelt hoidma värskena. Selle asemel, et luua endale slaidi, sest et meie meel on väga kavalalt ehitatud. Kuna meie pea, meie mõistus kulutab 20% kogu kehaenergiast, on see väga energiamahukas tööriist. Ja nüüd selleks, et selle energiamahuka tööriista nagu selle pealt energiat kokku hoida, et mõistuse pealt kokku hoida, loob mõistus teatud sildid. Need on sellised sildid, et näed, et see on lamp ja see on puu, näed, see on koer, see on mu naine. Ja neid silte ta kasutab selleks, et mitte kogu aeg skännida, mitte skaneerida seda reaalsust, kus me oleme, vaid silditada kõike. Näed, puud, koerad, kassid, et me lähme läbi elu ilma süvenemata nendesse detailidesse. Ja ühelt poolt see on vajalik selleks, et säästa energiat. Teiselt poolt, see maksab meile kätte sellega, et me enam ei süvene reaalsusesse. Me lähme reaalsusest läbi nagu sellisest multifilmist ja me ei pane tähele muutusi. Muutused on kogu aeg meie ümber toimumas ja seesama puu, mida me nimetame puuks, on iga päev erinev. Aga me ei märka seda, sest et meil on slaid ees, meil on silt külge kleebitud, see on puu. Seda sama me õpetame ka oma lastele. See on lill, liblikas, puu. 2 puud. Näe. 3 liblikat. Kõik. Me paneme numbri ja me paneme sildi. Kui sa paned juba numbri 2 või 3, sa võtad isiksuse täielikult ära. Sa juba lahterdad ta täielikult nagu kaubaks või atribuudiks, et sellel hing kaob ära. Ja niimoodi me teeme ka oma paarilisega, oma naisega. Näe, naine. Näe, jälle kuri. Eks ole? Me sildistame ja lähme eluga edasi ja me ei pane enam tähele neid muutusi. Ja siis sellega seoses kaob ka kirg. Me ei märka enam, et naine on näiteks muutnud oma välimust või tal on mingisugune teistsugune tuju, me ei oska seda küsida, sest et meil on kogu aeg see silt ees. Mulle meeldib see
anekdoot selle kohta, kui naine proovis oma mehele muljet jätta, aga mees ei märganud. Ja küll ta proovis erinevaid kleite ja riietust ja meiki ja värvis juukseid ja lõikas juukseid ja tegi seda. Mees tuleb ikka töölt koju, lööb ajalehe lahti ja siis sealt ei tule mingit tähelepanu. Naine siis oli juba meeleeitel ja järgmine kord, kui mees töölt koju tuli, oli naisel gaasimask peas. Ja mees istub kööki maha, supitaldrik ette ja hakkab ajalehte lugema ja ei tee teist nägugi. Naine on juba niimoodi püha viha täis, käed puusas niimoodi seisab. Kuule, kas sa üldse ei näe, et mul midagi teistmoodi on või? Ja mees vaatab üle ajalehe serva niimoodi üles. Kulmud oled ära ajanud või? Et kogu reaktsioon. Ehk et kui me suudame säilitada selle unikaalsuse, kui me suudame ennast näha kogu aeg uuena ja oma paarist uuena, siis see suhe ka püsib värskena. Ja teine soovitus minu poolt, mis on ka väga pragmaatiline ja lihtne, mida ma ise kasutan, on see, et mehel peab olema oma aeg ja oma koht, oma nii-öelda koobas, kus mees käib vahepeal oma armastuse anumat täitmas ja laadimas. Ja mõtlemas ja kirja panemas ja mõtisklemas ja suhtlemas teiste inimestega, et tekitada see ruum sinna vahele, kus nii-öelda meie hinged kohtuvad, siis lähevad lahku ja siis kohtuvad taas ja lähevad lahku. Siis on see lahkumise valu ja kohtumise rõõm. Ja selle asemel, et olla 24/7 kogu aeg ninapidi koos, on kasulik vahepeal olla lahus. Kas või päev, kas või viskad seljakoti selga, lähed 4 tunniks metsamatkale, võtad termosega tee kaasa, võtad omale poncho, tõmbad kusagile 2 puu vahele ülesse, paned kuuseokstest omale sinna külje alla midagi ja oled looduses. Võtad väitsa kaasa, teed omale väikese väitsaga, tõmbad seal, teed oksa nii-öelda koorest paljaks või voolid seal omale kahvli või teed ühe lõkke ja laed ennast.